enne kui ma hakkasin 5 kilo kuus teenima, siis ma kukkusin läbi 4 ettevõttega. Esimene oli e-pood, mis müüs popiteid, turutasime päevast läbi TikToki, saime 40 000 vaatamist, oli päev, kus me saime 40 tellimust. Kokku teenisime sellega aastal 2021 kuskil 1300 eurot ja 1300 eurot läks kulude peale, nii et me jäime täpselt nulli, aga me saime räigelt palju õppetunde, kuidas järgmine kord paremini teha. Muidu, kui keegi tahab neid popiteid, mänguasju, meil on neid mingi 500 tükki veel järgi, nii et andke teada, mingi lasteaed või keegi, võime tasuta teile need ära anda. 11. klassis ma tegin e-poe, mis müüs LED-tooteid, see oli dropshipping, ei toiminud, raiskasin lihtsalt mingi 200 euri ja ei saanud ühtegi müüki. 12. klassi alguses investeerisime sõbraga kuskil 750 euri riidebrändi, mis müüs kokku siis ainult ühe pusa. Hakkasin eBayst nii-öelda optionitel käekellast ostma, tõin need Eestisse, müüsin nüüd siin maha. Sellega võib-olla teenisin mingi 50 või 100 euri, võib-olla kasumit, aga väga suur pigem oli ikkagi läbikukkumine, sest ma kulutasin nii palju aega lihtsalt, et neid võib-olla õigeid tooteid hea hinnaga leida. Ehk siis kokkuvõttes see on täiesti normaalne, kui sul kukuvad esimesed aastad läbi. Ettevõtlus ongi see, et sellest õpid kogu aeg, saad järjest paremaks ja lõpuks see siis sul on oskused, teadmised ja võib-olla ka mõtteviis, kuidas oma eesmärkideni jõuda.